Tere päevast! Postimehe sõjastuudio alustab. Sel nädalal on hakatud üha enam rääkima sellest, et USA võib osa oma sõdureid Euroopast ära viia. Meil on stuudios Riigikogu liige ja sõjandusekspert Leo Kunnas. Tere päevast! Tere! No Leo Kunnas, see teave on tulnud päris mitmest allikast nii Euroopast kui Ameerikast. Kui tõsiselt sellesse suhtuma peaks? Olukord on ettearvamatu, et loomulikult tuleb sellesse suhtuda tõsiselt, et Hiinale keskendumine ja Euroopast lahkumine ja kohaloleku vähendamine ei ole mingi uus asi. See on mitmes administratsioon juba räägib sellest alates Obamast, et põhimõtteliselt siin ei ole midagi uut. Küsimus on nüüd selles, et kui kiiresti seda tehakse, millises ajagraafikus ja kuidas Euroopa suudab need kohustused üle võtta, mis siin sellega kaasneksid. Et see on osa sellest isolatsionistlikumast kursist, mida praegune administratsioon on võtnud ja loomulikult see leiab aset. Aga nüüd, kui küsime, et millal siis Euroopa on valmis neid sõjalisi võimeid asendama. Et siin räägime nagu kahest kihist tegelikult. Üks kiht on see, et lihtsalt teha tasase külma sõja järgne desarmeerimine, mis Euroopas 30 aastat on toimunud, ehk siis need võimelüngad just suuremate Lääne- ja Lõuna-Euroopa riikide osas eriti, et see ise maksab kuskil triljon, mõned sajad miljonid siia sinnapoole, nii täpselt raske öelda, aga kui nüüd Euroopa riigid sooviksid kõiki Ameerika Ühendriikide võimekusi asendada, mis Ameerika Ühendriikidel siin hetkel on, et räägime siis satelliitluure võimekusest, räägime ISTAR-ist ehk siis üleüldisest lahinguvälja luure võimekusest, räägime ballistilistest rakettidest, mida Euroopal ei ole, räägime luurelennukitest, avaks klassi luurelennukitest, räägime veel mitmetest võimekustest, mida praegu sisuliselt Ameerika Ühendriigid pakuvad Euroopal, eriti juhtimise osas. See tähendab 2 triljonit ehk siis ümmargune summa 2 triljonit ja loomulikult selle teise poole asendamine võtab aega ja on tehniliselt keerukas, aga mõistlik on, kui Euroopa riigid selleks järk-järgult valmistuksid ja see väljatõmbamine leiaks aset organiseeritult, kokkulepitult ja jutumärkides kultuurselt, ütleks siis niiviisi. Aga see trend ei ole uus ja Hiina tugevnemine on olnud nii kiire, et Ameerika Ühendriigid ei suuda kõiki potentsiaalseid sõjateatreid võimalikke enam endisel viisil kontrollida. Ja Ühendriikide probleem on ka see, et nende eelarve tasakaal ehk lihtsalt neil ei ole ka piisavalt raha, et vägesid üleval pidada. Et riigi võlg on kasvanud 30 triljonini ja kasvab väga kiiresti. On selge, et Trump ja Musk soovivad seda protsessi peatada. Iseasi, kas nende meetodid ja viisid töötavad. See on omaette küsimus, aga seda tuleks näha osana sellest protsessist. No kui täiemahuline sissetung Ukrainasse aastal 2022 algas, siis ju ameeriklased tõid siia täiendavalt 20 000 sõdurit. Nüüd räägitakse võimalikus 10 000 väljaviimisest. Kui me räägime konkreetselt sõduritest, et kuidas Euroopa riikidel nende endiga on, et praegu ju mitmed suured riigid alles mõtlevad, et kas näiteks Saksamaa kas äkki taastada kohustuslik ajateenistus? No nüüd uus väevõime tsükkel on käimas praegu NATOs ja loomulikult antakse siin kõikidele riikidele senisest palju suuremad ülesanded, mis tähendab ka seda, et nad hakkavad sõja kaitsevõisid suurendama. Toome Poola näiteks, et Poola suurendab oma siis kaitsejõude 300 000-ni, millest siis enamik on küll nende elukutseline armee, aga sinna juurde tehakse ka siis territoriaalne armee, mille koosseisus on umbes 20 brigaadi. Siis Saksamaa soovib oma sõjakaitsejõude suurendada nüüd 485 000-ni, mis neil oli ka külma sõja aegne
tase, mis tähendab seda, et suurendamine on üle 2 korra, mis tähendab ajateenistuse taastamist ja kõike seda, et riigid loomulikult peavad selleks palju rohkem pingutama nüüd, et need väevõime eesmärgid ära täita, aga Ameerika Ühendriikidel, siin on 2 väekontingenti, tegelikult 80 000 umbes, mis neil on siis alaliselt kohal erinevates sõjaväebaasides, siis põhiliselt küll Lääne-Euroopas suuremas osas, mis on jäänud sinna veel külma sõja aegsest või tähendab külma sõja eelsest perioodist ja nüüd ka siis Poolas. Ja siis on rotatsioonide baasil umbes 20 000, et kui sellest ka 10 000 vähendatakse, siis ikkagi see kohalolek jääb suuremaks, kui ta oli siis laiaulatusliku kallaletungi alguses siis Ukrainale. Viimased uudised räägivad meil sellest, et Ukrainas on vangi võetud mõned venelaste poolel sõdinud hiinlased ja täna veel täiendavalt tuli siin informatsiooni ka selle kohta, et see venelased ongi hakanud Hiinas sõdureid värbama. Ilmselt see ei ole küll väga massiline, aga mis tendents see on? Siin on ka Ukraina poolel võitleb mitmetest riikidest ja vabatahtlikke, nii nagu ka Eestist. Et praegu ei ole kusagil tuvastatud Hiina siis rahvavabastusarmee nii-öelda ametlikku osalust või sekkumist sõtta, et seda ei ole, et tegu on tõesti Hiina vabatahtlikega, et siin on erinev olukord võrreldes Põhja-Koreaga, kes on siis ametlikult kahepoolse kaitselepingu alusel siis saatnud oma väekontingendi sõdima Venemaa poolel siis sõjas Ukraina vastu. Et siin see on pigem võrreldav vabatahtlike värbamisega, nii nagu ka siis Ukraina pool teeb. Et siin me näeme tegelikult seda totalitaarsete, autoritaarsete riikide alliansi konsolideerumise märk ja see on veel üks märk sellest, et siin on ju selge, et Hiina tegelikult juhib seda allianssi, Venemaa on siis teine partner, noorem partner siin, pluss siis Põhja-Korea, Iraan, Valgevene ja vältimatult ka Kesk-Aasia ja Afganistan tõmmatakse sellesse allianssi nüüd tulevikus, pluss siis loomulikult kõikvõimalikud äärmusislamilistlikud terroriorganisatsioonid, kes on siis nende nii-öelda käsilased või liitlased, kes siis peavad sõda nii Lähis-Idas põhimõtteliselt kui ka mujal, kaasa arvatud siis madala intensiivsusega sissisõda Euroopas, et kui toon lihtsa näite, et kui ei ole lõhkeainet või ei ole relvi, siis kasutatakse nuge, autosid, igaüks võib kuulutada ennast püha sõja poolel olevaks võitlejaks. Et seda tuleb näha kui ühte tervikut, ehk siis totalitaarsed riigid ja nende liitlased tegelikult on, ma hindan tervikuna palju ohtlikumad ja ka sõjalises mõttes ja ka majanduslikus mõttes, rääkides Hiinast, tugevamad, kui oli totalitaarsete riikide allianss siis viimase suure vastasseisu ajal kuni siis Nõukogude Liidu lagunemiseni. Üle 3 aasta on sõda kestnud. Kuidas täna üldse hinnata venelaste võimekust? Siin on olnud erinevaid vastandlikke hinnanguid, aga mis nüüd aitaks, et 3. aprillil USA Euroopa vägede juhataja kindral Christopher Cavoli tegi siis ettekande USA senati relvajõudude komitees, mis on täiesti avalik dokument. Ja ma teekski lühikokkuvõtte sellest, et kuidas siis USA Euroopa väejuhatus näeb siis Venemaa majanduslikku ja sõjalist võimekust praegu, kuna neil on kasutada kogu luureinformatsioon ja vastav aparaat, siis seda allikat saab võtta nii-öelda, sellest paremat allikat lihtsalt neil ei ole. Ja ei ole võimalik kuskilt leida ka, et mis on seal põhipunktid, et see on üldiselt teada, et Venemaa eesmärk, mille nad 24. detsembris välja kuulutasid, et suurendada relvajõude 1,5 miljoni inimeseni, et nad väga aktiivselt töötavad selle nimel, värbavad kuskil 30 000 kuus juurde siis suurte rahaliste preemiate ja boonustega, mis nad siis maksavad sõduritele. Venemaa praegu kulutab
6,3% eeldatavalt sellel aastal oma SKT-st sõjalistele kulutustele, mis on siis umbes 40% kogu Venemaa riigieelarvest, mis tähendab seda, et Venemaa on oma majanduse sisuliselt viinud sõjaaja rööbastule, nii nagu ka tegelikult kogu ühiskonna, mida me niikuinii üldiselt teame. Et mis on siis Venemaa võimekused kindral Kovoli hinnangu järgi siis sellel aastal toota sõjavarustust? Hinnang on 1500 tanki, 3000 soomukit, umbes 200 Iskander raketti ja tiibraketti, umbes 250 000 suurtükimürsku kuus, mis teeb, kindral tõi ka seal võrdluse, et see on Euroopa ja USA kokku suudavad toota 1/3 sellest kogusest. Ja ka võrdlusena, et USA praegu sellel aastal toodab 135 tanki ja ei tooda ühtegi jalaväe lahingumasinat. Ehk siis Venemaa on viinud oma majanduse ja ühiskonna sõja rööbastele ja kui ka relvarahu peaks sõlmitama, siis seda tehniliselt ei ole nendelt rööbastelt võimalik lihtsalt maha võtta kiiresti, isegi kui seda režiim sooviks, mida ma arvan, et ta ei soovi, et töötuse määr Venemaal on madalaim läbi aegade 2,4% sellest samast ettekandest, mis tähendab, et võitlejad on rindel, kes on surma haavata saanud, inimesi on ka põgenenud, aga väga palju tööjõudu on siis rakendatud sõjatööstuses. Et Venemaa majandus sisuliselt on muutunud sõjamajandusest sõltuvaks. Ehk siis Venemaa ja Ukraina on nüüd 2 riiki Euroopas, mis on nüüd 12. aastat sõjas ja nende nii majandussüsteem kui ka nende relvajõud erinevad kardinaalselt kogu muust Euroopast ja kogu muust maailmast. Et me võime võrrelda, et kui aastatel 1943-1944 toimusid väga kiired arengud sõjanduses, siis teatud arenguid me näeme siin ju väga kiiresti toimumas ka nii Ukrainas kui Venemaal just selle sõja mõjul ja omavahelisel vastasmõjul, mis siis mõlema riigi relvajõududel on. Need teised on lihtsalt pealtvaatajad. Hetkel on ju Ukraina relvajõud, ma ei räägi nagu Venemaa relvajõududest, mis on ju veel suuremad, et Venemaa relvajõude Ukraina rindel ja lähitagalas on umbes Kovoli hinnangul vähemalt 600 000. Et Vene pool ju alustas seda sõda, neil oli 330-350 000 ehk siis pool umbes sellest kontingendist, mis neil on praegu. Ja kuigi Ukraina pole ka oma miljoni eesmärki saavutanud, siis Ukraina relvajõud on ka kuskil 800 000 ümber suured ja Ukraina samamoodi pidevalt küll täiendab neid küll, mõningal viisil ka vahel ebaõnnestunud, aga siiski me ei saa öelda, et Ukraina relvajõud ei suudaks rinnet hoida või siis oma ülesandeid täita, et kõik on kaugelt sellest, et rindel on sisuliselt patiseis. Et see on see olukord, mis siin on, et pigem trend on see, et Venemaa sõjaline võimekus tugevneb. Ja ma tahtsin seda võrdlust tuua, et Ukraina sõjarelvajõud on praegu maaväe osas, ma ei räägi õhuväest või mereväest, need on eri asjad. Õhuvägi ja merevägi ka pärast külma sõja aegseid kärpimisi või kärpimiste ajal nad ka kannatasid Euroopas palju vähem kui maaväed. Maaväed olid need, mis tõmmati kokku ja kärbiti, et tegelikult Ukraina sõjarelvajõud on ju suuremad kui kõik Kesk- ja Lääne-Euroopa riikide relvajõud kokku, Venemaast rääkimata. See on ju see reaalne situatsioon, kus me oleme. Et USA maavägi ise on nende soovitud koosseis on 485 000, sellest on 30 000 umbes puudu praegu, pluss neil on rahvuskaart ja reserv veel umbes 500 000. Me näeme, et kui suureks on, kuna Ukraina ja Venemaa sõdivad
kui suured on nende sõjarelvajõud ja millised kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed muutused on nendes kahes riigis toimunud võrreldes siis muu Euroopaga ja teatud mõttes ka muu maailmaga, kuna see sõda lihtsalt mõlemalt poolt nii tehnoloogiliselt kui taktikali-strateegiliselt paratamatult arendab kiiresti edasi, samal ajal kui teised vaatavad pealt. Ja loomulikult me oleme sunnitud sellest õppima ja peame sellest õppima, aga need protsessid ei saa toimuda kõik nagu väga kiiresti. Muidugi pluss on see, et Ukraina pool kindlasti, kuna me oleme Ukrainat palju abistanud kallaletungi tõrjumises, siis loomulikult Ukraina on valmis meid abistama meie relvajõudude moderniseerimisel selle sõja õppetundide valguses, mida me kindlasti peame nagu väga intensiivselt ära kasutama, sõltumata siis sellest, kas seda peetakse edasi või tuleb mingi relvarahu. No sa nimetasid ka ja me oleme tegelikult viimastes saatetes siin ju ausalt öelda mitu kuud nentinud, et see rinne seisab tõepoolest paigal. Aga kas rindel on midagi sellist, millele oleks mõtet tähelepanu pöörata? No mõningatele detailidele võib-olla võiks tähelepanu pöörata, et mis puudutab siin Ukraina Sumi oblastit, siis selle piiri Kurski ja Belgorodi oblastiga, siis siit on näha, et see piir ei ole mingi lineaarne joon, et nagu koloniaalvaldustel Aafrikas, et jookseb joonlauaga tõmmatuna mööda kõrbet. Et siin on ka näha, et need piirisopid, et siin on Sumi oblastis on üks piirisopp siin umbes 5 kilomeetrit lai ja 5 kilomeetrit sügav, see peaks olema, ma oletan, kas see või see, siit kaardilt ei saa nii täpselt näidata, mis on Vene vägede käes. Siin Kurski oblasti piirialad umbes 10-15 kilomeetri laiuses ja paari kilomeetri sügavuses on Ukraina vägede käes ja Ukraina vägede käes on ka siin väike selline piiri äärse eendi lõik mõne ruutkilomeetri ulatuses ka siin Belgorodi oblasti piiril, aga sisuliselt need on väikese taktikalise tähtsusega. See Belgorod ongi nagu huvitav, et kui palju või mis kaalutlusel ja kui palju need ukrainlased praegu sinna Belgorodi oblastisse on suutnud tungida? Nii kui mainisin, et paari kilomeetri sügavuselt, et ma ei pea, siin on puhas taktikalise tähtsusega operatsioon, aga loomulikult Vene väed on siin ikkagi seotud ja seesama Belgorodi lahingud siin Belgorodi oblasti piirialadel ju tähendab seda, et mõlema riigi vägesid on sinna seotud ja siin selles piirkonnas on ka teatavasti praegu 76. õhudessandiviisi üksused, kes on siin meie naaber võitlemas, et siin Kurski oblastisse oli üldse koondatud palju Vene relvajõudude eliitüksusi, mis tähendas seda, et neid ei saanud siin rakendada Donbassis. Ja siit Donbassist võib-olla üks muret tekitav taktikaline episood hetkel, et Toretskist põhjas on Vene väed saavutanud umbes 5 kilomeetri sügavuse sissemurde. Põhimõtteliselt Toretskist põhja suunas. Siin me näeme sellist Ukraina eendpositsiooni, et Vene pool ei kontrolli seda ala täielikult, aga praegustes mastaapides näiteks 5 kilomeetri sügavune sissemurre on iseenesest juba nagu taktikaliselt tähelepanu väärne, et praegu ei näi, et Vene pool suudaks seda laiendada, aga ikkagi siit potentsiaalselt võib ähvardada sissepiiramise oht, et kuigi Ukraina pool on ka Kurski oblastist suutis väed välja tuua, mille taga tõenäoliselt oli ilmselt mingi poliitiline kokkulepe, mis seal tehti selleks, et seda teostada, et sellised väljatõmbamise operatsioonid on tehniliselt raskelt teostada, aga Ukraina pool kaotas inimesi, kaotas tehnikat, sealhulgas ka sõjavangidena inimesi, aga ikkagi Vene poolel ei õnnestunud siin mingit
uut Debaltsevet või Ilovaiskit korraldada, et seda ei ole selle sõja jooksul nagu ükski kord õnnestunud, mida ma juba mitmes kord ka üle rõhutan, siis välja arvatud Mariupol, kuhu siis Ukraina ise sellesse kotti teadlikult läks ja oma teatud üksused jättis. Relvarahule ei ole me täna tõenäoliselt sammugi lähemale jõudnud. Eelmine kord, kui ma paari kuu eest käisin, siis ma ennustasin, et selle relvarahu tõenäosus on väiksem kui selle sõlmimise tõenäosus on väiksem kui see, et seda ei sõlmita, ehk siis 40-60. Minu hinnang ei ole selles mõttes muutunud mitte kuidagi positiivsemaks, et kuna Venemaa sõjalist võitu ei ole saanud, ehk siis ta ei ole saanud täielikku võitu, mida ta alguses proovis, laialatusliku kallaletungi alguses, ehk siis purustada Ukraina valitsus ja panna Ukrainas võimule omameelne valitsus, teha nii-öelda selline kiire operatsioon, saada Ukraina oma mõjusfääri, see ei õnnestunud, siis pärast seda loomulikult tõmmati neid eesmärke tagasi, siis nelja oblastini, mis siis Venemaa on annekteerituks kuulutanud. Me siit ju selles mõttes näeme, et siin on Hersoni oblast, millest Ukraina kontrollib ikkagi umbes 1/5, ehk siis siin Dnepri läänekallast Zaporižžja oblastist samamoodi olukord ei ole muutunud. 1/4 koos siis Zaporižžja linnaga ja Hersoni linn ka loomulikult on Ukraina vägede kontrolli all. Ka siin Donetski oblastis, kuigi Venemaa on saavutanud siin teatud operatiivset edu selle aasta jooksul, ikkagi 1/4 oblastist on endiselt Ukraina vägede käes ja ka väike, umbes protsendisuurune väiksem tükk Luganski oblastist, ehk siis Vene pool ei ole ühtegi nendest oblastitest suutnud hõivata. Mis ma oletan, et mis siin rahuläbirääkimistel on aset leidnud? Loomulikult seda infot me ei saa kuskil kontrollida, kõik see toimub kulisside taga. Kuna Venemaa ei saanud sõjalist võitu, ei täielikku ega ka piiratud ulatuses, siis ta püüab sama võitu saavutada diplomaatiliselt. Ehk siis kõigepealt ma oletan, et Vene pool esitas Ameerika Ühendriikidele samasugused nõudmised, mis ta esitas siis enne laiaulatusliku kallaletungi algust. Ehk siis sisuliselt NATO peab tõmbuma tagasi 1997. aasta joonele, tõmbama kõik oma väed Ida-Euroopast välja, ehk siis sisuliselt allianss võiks ennast laiali saata. Ja loomulikult ameeriklased säärast ettepanekut vastu ei võtnud. Siis järgmine ettepanek loomulikult, et viige oma väed välja, mida ka loomulikult Ameerika Ühendriigid vastu ei võtnud. Siis järgmine, ma ei oska öelda, kas see vaidluspunkt on juba läbitud või mitte, aga kui ma näitasin neid oblastite piire, siis järgmine nõue Vene poolel on see, et Ukraina peaks loovutama nüüd need annekteeritud oblastid, need osad, mis on veel Ukraina käes, Venemaale. Aga siin on lihtne küsimus, et kuidas seda, isegi kui seda soovitaks teha, et kuidas saaks ukrainlasi veenda selles, et nad seda teeksid. Põhimõtteliselt mitte kuidagi. Ehk siis Ukraina lihtsalt ei tee seda ja mitte kellelgi siin maailmas ei ole jõudu ka ukrainlasi nii kaugele viia, isegi kui ameeriklased ütleks, et me lõpetame teie sõjalise abistamise ära. Ka see ei kutsuks seda esile. Ehk siis seda nõuet ei ole Venemaal praktiliselt võimalik saavutada, et igasugused vaherahu tingimused saavad hetkel lähtuda ainult sellest kujunenud staatus quo'st, et see rindejoon, kus see on, et mis on hetkel nii-öelda hundi käes, see on ka hetkel hundi nagu kõhus päris ta võib-olla pole, aga hammaste vahel kindlasti väga sügavalt, et seda sealt keegi ära ei rebi. Ja loomulikult igasugused nõuded Ukraina demilitariseerimise ja denatsifitseerimise kohta, et neid lihtsalt ei ole kellelgi praktikas võimalik ellu viia. Ehk siis Ameerika Ühendriigid ei ole selle sõja osapool, nad ainult toetavad
toetavad Ukrainat, nii nagu ka Hiina ei ole selle sõja osapool. Selle sõja osapooled ikkagi on selles mõttes Ukraina, Venemaa, Põhja-Korea ja Valgevene tinglikult, kuigi Valgevene ei ole rakendanud oma relvajõude, ta andis oma territooriumi Venemaa käsutusse, mis muutis ta selle sõja osapooleks. Ehk siis need on need de facto sõja osapooled läbivalt. Teised on see, et keegi toetab Ukrainat või ka see, et keegi toetab Venemaad, näiteks Iraan. Iraan ei ole selle sõja osapool, nii nagu ka ei ole Poola või Saksamaa selle sõja osapool või meie. Ma arvan, et need läbirääkimised ei ole kuskile edasi jõudnud. Poolte selles mõttes vastuolud on täiesti põhimõttelised. Need ei ole lahendatavad mitte mingil viisil. Mõlemad pooled on võimelised seda sõda jätkama. Ukraina on võimeline sellel aastal jätkama seda sõda ka sel juhul, kui USA lõpetaks oma abi lihtsalt tänu oma nüüd juba arenenumale sõjatööstusele ja ka Euroopa riikide abile. Loomulikult Ukraina ei ole võimeline ise saavutama täielikku võitu, ehk siis okupeeritud territooriume tagasi saama. See on väljaspool Ukraina haardeulatust praegu. Et halvimal juhul, kui Ukraina selle aastal seda jätkaks, ta kaotaks veel umbes 1% oma territooriumist. Halvimal juhul, mis oleks umbes 6000 ruutkilomeetrit. Meenutagem, et eelmine aasta Ukraina kaotas 4000 ruutkilomeetrit ja selle aasta kõige suurem kaotus eelmine kuu oli siis 150 ruutkilomeetrit, mis on üsna väike, et Ukraina suudab rinnet hoida ja siin ma ei näe mingit probleemi. Põhimõtteline küsimus on ikkagi Venemaas, et see, kes selle sõja saab lõpetada, on Venemaa. Venemaa võib igal soovitud ajahetkel lõpetada oma agressiooni. Aga kui ta seda ei soovi, ei ole ka mitte keegi, ei Ameerika Ühendriigid ega ükski teine riik, Euroopa, Hiina, kes tahes ei ole võimeline Venemaad nii kaugele viima või ammugi kuidagi sundima, et Venemaa selle sõja lõpetaks. See, kes seda sõja alustas, see peaks ka selle lõpetama, ehk siis agressor peaks oma agressiooni peatama. Vaevalt, et ta seda kunagi lõpetada tahab. Selleks, et mingi rahu tuleb. Ja ma ei näe, et selle 2 kuuga oleks siin mingit olulist progressi toimunud. Leo Kunnas, aitäh tulemast Postimehe Sõjastuudio saatesse. Ja aitäh ka kõigile neile, kes meid täna vaatasid. Postimehe järgmine otsesaade on eetris uue nädala esmaspäeval. Seniks lugege uudiseid postimees.ee.